tekitada. Ja et see on üks minu lemmikutest tekitamise asjadest on žongleerimispall. Et alustuseks panen 2 palli ära. Neid ei ole vaja panna. Ja proovid visata lihtsalt palli üles ühest käest teise. Ja see asendus olla midagi sihukest, et suht madalal ja ühe koha peal. Ja sa võiksid vaadata ainult sellele piirkonnale, et siis sa peaks vaatama nagu, et see oleks tüütuks. Et sa näed seda kohta, millegi üleval on ja sellest juba piisab. Ja kui sa oled juba sellega väga palju teinud ühe palliga, siis võid võtta teise palli. Ja teise palliga näeb midagi sihukest välja. Ja selleks tekib siis nagu sa loed 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Ja siin tekib nagu 2 mäge. 1-2. Kui see on selge, siis tuleb see osa, milleks, kus sa saad võtta 3. palli kätte. Et sa ei pea kindlalt 3 erinevat palli viskama. Sa pead 2 nendest visata. See on nagu 2 palliga žongleerimine, ainult et ühes käes on 2 palli. Ja kui sa tunned, et sa oled selle pihta saanud, millal see 3. pall peab juurde, et siis sa võid seda lisada. Et näiteks jälgida seda palli. Kui see pall on üleval, siis lendabki see viimane pall. Sa võid selleks endale kujutada ette sihukese kasti, kus on umbes nii madalal ja nii kõrge. Ja siin ääres on nagu siia on üks nurk, siia on üks nurk, siia on üks nurk ja siia on üks nurk. Et käed on nagu need alumised nurgad ja ülemised nurgad, sa võid lihtsalt ette kujutada, et see pall lendab siia ülemisse nurka ja teine pall lendab teised ülemisse nurka. Ja siis 3 palliga on sihukene, et lendab üles nurka ja siis see 3. lendab ka veel üles nurka. Et see on 2 palli ühte kohta. Ja siis proovida, kus oleks, et sa viskad 4 korda õhku.